Armsad sõbrad, kätte on jõudnud paastueelse aja teine pühapäev. Paastuajani on jäänud veel 10 päeva ja ülestõusmispühani umbes 60 päeva, tõsi, veidi vähem kui 60. Tänase pühapäeva epistli me leiame Apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele, selle 3. peatükist, salmid 7–15. Aga mina loen teile pisut pikemalt. Nii et kui te tahate teada täpselt, milline on see teksti osa, mis on mõeldud selle pühapäeva epistliks, siis kõige lihtsam seda teada saada on minna kirikusse, jumalateenistusele, seal seda loetakse. Teine võimalus on võtta kätte oma piibel ja lugeda sealt 1. Korintuse kirja 3. peatüki salmid 7–15. Aga mina, nagu öeldud, loen pikemalt ja ma alustan päris selle 3. peatüki algusest. Apostel Paulus pöördub siin oma väga armastatud Korintuse koguduse poole, aga seda armastust saadavad ka pisarad, kurvastus selle koguduse olukorra pärast, kuna koguduse sees on väga palju lõhesid, vastuolusid, mis näitab, et kuigi need Korintuse koguduse liikmed on võtnud vastu Kristuse, on võtnud vastu selle usu sõnumi, mida Apostel Paulus neile kuulutas, on siiski midagi puudu. Nad on veel üsna kaugel sellest, mis nad olema peaksid. Apostel Paulus võrdleb neid väikeste äsja sündinud lastega, kellel on veel pikk tee ja väga suur kasvuruum ees, enne kui neist saavad tõsiselt võetavad täiskasvanud. Apostel Paulus kirjutab nõnda. Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu, sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult. Sest kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolel, teine aga mina Apollose, eks te siis ole nagu inimesed ikka. Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele on andnud. Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaeva nägemisele. Sest Jumala kaastöölised oleme meie. Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse
otse kui läbi tule. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Ärgu ükski petku ennast. Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks. Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud, tema tabab targad nende riugastelt. Ja taas Issand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised. Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik. Olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev, kõik on teie päralt. Teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Nii kirjutab apostel Paulus oma 1. Korintuse kirja 3. peatükis, mille ma teile ka tervenisti ette lugesin. Nagu ma ütlesin, Paulus oli väga mures Korintuse koguduse pärast. Ta armastas seda kogudust, ta oli selle ise rajanud, ta oli elanud selle koguduse keskel pikka aega, 1,5 aastat. See oli ehk kõige pikem aeg, mis ta üldse mõne koguduse juures elas. Ta tundis neid inimesi läbi ja kui ta nende juurest edasi läks, siis küllap ta arvas, küllap ta lootis, et see alus, mille ta on rajanud, on nii kindel ja nende inimeste jaoks ka nii kütkestav, ma ütleksin, et nad püüavad sellele alusele ehitada ega taha sellelt kuidagi kõrvale kalduda, kõrvale minna. Selleks aluseks on Kristus, nii nagu apostel Paulus ütleb. Enne seda, kui Paulus rajas Korintuse koguduse, oli ta viibinud mõnda aega Ateenas. Ateena oli tähtis linn ka selle poolest, et sinna olid kogunenud paljud inimesed, kes soovisid omandada inimlikku tarkust, teadmisi, kes tegelesid sellega, mida me nimetame filosoofiaks ehk tarkuse õpetusega. Ja apostel Paulus püüdis ka neid inimesi veenda, ka neile Kristust kuulutada ja ta mõtles, et kõige parem on seda teha nii, nagu nad on harjunud. Püüda neile kuulutada Kristust nende oma arusaamadest ja nendest mõistetest lähtudes, mida need inimesed kasutasid. Ja nii ta pidaski seal Ateenas ühe väga huvitava ja sisuka kõne, millest meil kindlasti on väga palju õppida, aga kuna ta selles kõnes rõhus inimlikule tarkusele, ta küll ei öelnud seda, et ta nüüd kuulutab inimlikku tarkust, aga see on näha, et ta püüab kuidagi apelleerida oma kuulajate inimlikule tarkusele, siis tabas teda seal peaaegu täielik läbikukkumine. Jah, olid mõned Ateenas, kes võtsid tema sõnumit kuulda ja Kristusele järgnesid, aga enamus lihtsalt naersid Pauluse üle. Ja kui nüüd apostel Paulus Ateenast edasi Korintosesse läks, siis selles samas esimeses kirjas korintlastele ta meenutab seda Korintosesse jõudmist ja ütleb, et kui ma tulin teie keskele, siis ma otsustasin teada ei midagi muud, ei millestki või kellestki muust, kui üksnes Kristusest ja temast kui risti löödust. Ma otsustasin jätta maha kõik inimliku maise tarkuse ja kuulutada üksnes Kristust, seda, mis
maailma silmis tundub olevat narrus, see on nii ka tänapäeval, me teame seda, aga mis tegelikult on ainus tõeline tarkus, kuna see on jumalik tarkus. Ja see jumalik tarkus seisneb lühidalt kokkuvõetuna selles, et Jumal ise on saanud inimeseks, võtnud omaks meie inimloomuse selleks, et meie võiksime saada osa tema jumalikkusest. Selleks, et kinkida meile mitte ainult enda ligiolu, vaid osadus, üheks saamine temaga Kristuse kaudu, kes on meid oma püha elu, kannatuste, surma ja ülestõusmisega lunastanud. See on Pauluse sõnum. Kristus ja tema kui risti löödu, see tähendab see, kes on läinud kuni lõpuni, kes on andnud ennast meie eest täielikult. Selleks, et me võiksime teada, et meid armastatakse, et meist hoolitakse. Selleks, et me võiksime teada, et Jumal ei arva meie pattu meile enam süüks, sest keegi teine on selle ära kandnud. Selleks, et me võiksime olla Jeesuses Kristuses õigeks mõistetud. Selleks, et me võiksime teada, et kui me ka peame kannatama ja kandma selle elu koormat, siis me teeme seda nüüd koos Kristusega. Ja see tähendab, et kui meil on osa tema kannatustest, siis on meil osa ka tema ülestõusmisest ja kirkusest. See on sõnum, millega apostel Paulus läks Korintosesse. See on see alus, mille ta seal rajas ja mille ta sealsetele inimestele jättis, lootes, et edasi ehitavad nad oma usuhoonet ainult sellele alusele toetudes ja selles ka ühtsena püsides. Aga mis juhtus, oli see, et pärast Pauluse lahkumist Korintosesse tulid sinna teised sõnakuulutajad ja apostlid ja nad olid tublid mehed, nii nagu meile öeldakse sellesama Apollose kohta, keda Paulus siin nimetab, ja samuti Keefas ehk Peetrus. Nad olid ju tublid Jumala mehed, kuulutasid Kristust, kuulutasid lunastust ja pääsemist. Nad tegid seda väga hästi. Võib-olla nad tegid seda isegi inimlikult võttes paremini kui Paulus, olid paremad kõnemehed. Apollos oli kindlasti parem kõnemees kui Paulus. Seda me saame teada apostlite tegude raamatust. Ja mis juhtus, oli see, et Korintose koguduse inimesed, kas kõik, aga kindlasti paljud nende hulgast, hakkasid seda, kes kõneleb, pidama olulisemaks kui seda, millest kõneldakse. Ja mine tea, võib-olla need kõnelejadki, ma ei kahtlusta siin Apollost ja Peetrust, aga küllap seal oli teisigi, lasksid ennast sellest samuti mõjutada ja kaasa tõmmata. See on ju hea tunne, kui sind armastatakse, sinust lugu peetakse, sind austatakse, sind ammuli suvi kuulatakse, öeldakse, sellist kõnelejat ma ei ole veel kuulnud, küllap ta peab olema eriliselt püha ja eriliselt Jumalale lähedal. Ja võib-olla nad olidki eriliselt pühad ja eriliselt Jumalale lähedal. Aga see ei tähenda, et neid kuulates peaks hakkama kuidagi just nagu pooli valima või parteisid moodustama. Ja loomulikult ei tähenda see ka seda, et need sõnakuulutajad ise peaksid hakkama kuidagi tundma nagu mingisugust kiivust või sellist, kuidas seda öelda, professionaalset kadedust teiste suhtes, kes teevad seda sama. Paraku sellist asja on väga palju. Kahjuks on sellist asja läbi aegade olnud väga palju ka kirikus, ka kristlaste hulgas. See on midagi, mis kipub ikka kuidagi inimeste hinge ja südamesse pugema. Inimesed on auahned, inimesed tahavad omada teiste üle mingit mõjuvõimu ja tegelikult see võib mingil hetkel muutuda ka ihaks, sooviks teisi manipuleerida, teisi kontrollida
panna neid tegema midagi, mis sulle endale meeldib, oma tahtmist mööda. See on midagi, mis kuulub meie langenud loomuse juurde, meie liha juurde. Nii et mitte ainult need Korintuse koguduse liikmed, kes hakkasid pooli valima, vaid küllap paraku ka mitmed nendest sõnakuulutajatest võisid olla sõna otseses mõttes lihalikud, sest et nad lasid ennast mõjutada sellest oma langenud loomusest, oma lihast, mis ihkab teiste üle valitseda, mis ihaldab võimu ja tahab teisi kontrollida ning manipuleerida. Me teame, et seda juhtub paraku kõikjal. Me kuuleme ikka jälle näiteks spordivaldkonnas sellest, kuidas mõni treener kuritarvitab oma mõjuvõimu või võimu oma treenitavate üle. Sama võib juhtuda koolis, sama võib juhtuda ja on väga palju juhtunudki sõjaväes või mingisugustes inimlikes organisatsioonides. Kõige kurvem on aga, kui see juhtub ikka ja jälle kirikus. Seda on juhtunud ja see on midagi, millele me peame kindlasti väga tõsiselt tähelepanu pöörama ja mille pärast me peame kindlasti radikaalselt meelt parandama, kui midagi niisugust on jälle juhtunud või juhtumas. Nii et see, mida apostel Paulus kirjutab siin esimeses kirjas korintlastele ja ka teises kirjas korintlastele, on tegelikult midagi äärmiselt aktuaalset ja vajalikku kõikide aegade kristlastele, kõikide aegade kirikule. Aga ma ei taha küll tegelikult selle juurde jääda, sest et kui ma jääksin selle juurde, siis ma hakkaksin lihtsalt tegelema kellegi kritiseerimisega ja osutuksin ise täpselt selle sama vea, selle sama patu tegijaks nagu need, kes kipuvad valima pooli ja selle läbi kogudust või ka mingit muud inimlikku kooslust, organisatsiooni lõhestama. Ma tahan juhtida tähelepanu sellele, mida apostel Paulus ütleb siin selle kirja 3. peatüki esimestes salmides. Ta ütleb alguses küll nende korintlaste kohta, et te olete lihalikud, te lasete ennast juhtida, suunata oma langenud loomusest, aga siis ta kuidagi pehmendab oma sõnu ja hakkab neid korintlasi võrdlema lastega. Ta ütleb, et te olete nagu väetid lapsed ja sellepärast ma andsingi teile piima, mitte tahket rooga ja kahjuks te ei suuda praegugi veel seda tahket rooga vastu võtta. Ja ma arvan, et see Pauluse leebus, see muidugi tuleneb sellest, et ta hoolis sellest kogudusest, et ta armastas seda. See õpetab meile ka seda, kuidas me ise peaksime suhtuma eriti nendesse inimestesse enda kõrval, keda me näeme toimivat nii, nagu ei ole päris õige või nagu on kohe otseselt vale. Ka meie ei peaks, kuigi me peame andma selgelt aru sellest, mis on õige ja mis on vale, mis on hea ja mis on kuri, ka meie ei peaks neisse inimestesse suhtuma mitte niivõrd kui karmid kohtumõistjad, rääkimata sellest, et me võiksime neisse suhtuda nagu timukad, vaid me võiksime neisse suhtuda nagu isa oma väiksesse, rumalasse, lapsikusse, sõna otseses mõttes lapsesse, kes paraku ikka ja jälle teeb neid samu rumalusi, mida täiskasvanud inimene ei teeks või mis täiskasvanud inimese puhul ei klassifitseerukski mitte niivõrd lapsikuseks või eksimuseks, vaid täielikuks kas tahtmatuks või teinekord ka kuritahtlikuks rumaluseks. Aga ikkagi see suhtumine nagu isa oma lastesse. Ja võib-olla see aitab meil ka kuidagi paremini mõista seda võrdpilti, mida Paulus siin natuke hiljem kasutab, kui ta räägib hoone ehitamisest. Ta ütleb, et tema on rajanud
kindla aluse ja nüüd keegi teine ehitab sellele alusele. Selle kellegi teise all peab ta eeskätt muidugi silmas teisi apostleid, teisi sõnakuulutajaid. Mõned teevad oma tööd paremini, mõned ehk mitte nii hästi, mõnedel on rohkem andeid, mõnel vähem. Mõni käitub täiesti isetult ja ohvrimeelselt, mõni aga ajab taga oma kasu. Nagu ma ütlesin, kõike seda tuleb paraku ette ka kirikus. Aga Paulus suhtub sellesse, nagu ma ütlesin, teatava sellise isaliku leebusega, umbes nii nagu üks lapsevanem, üks isa vaatabki oma last, kes midagi ehitab. Ehitab sellest, mis ta parajasti kätte saab ja võib-olla ehitab ka, miks mitte, kui tegemist on jõukama perega, kullast. Noh, ma ei oska öelda, kas keegi just kullakangidest müüri laob, aga võib-olla mingitest müntidest või millestki. Keegi teeb seda puust, võib-olla mõni kasutab puiduklotse, mõni lihtsalt oksi, võib-olla mõni voolib endale midagi, mõni paneb mingisugused õled või heinakõrred kokku, nii nagu me siin apostel Pauluse kirjas kuulsime. Kui seda teevad lapsed, siis ei ole sellest ju õigupoolest mitte midagi. Nii nad õpivadki. Ja kui see, mida nad ehitavad, ei püsi, siis see lihtsalt ei püsi. Tegemist oli lapse mänguga ja sellest ei juhtu ju mitte kui midagi. Ja ka see, millisele alusele keegi ehitab, ega sellel ka väga palju tähtsust ei ole. Jah, mõni laps ehitab kivi peale, mõni mulla peale, mõni muru peale, mõni liiva peale, mõni toas vaiba peale, kes seda teab. Kui see hoone, nagu võiksime samuti võrdpilti kasutada, kaardimajakene kokku kukub, mis siis sellest ikka? Korraks on meel paha, aga elu läheb edasi. Paraku on nii, et kui me räägime päris elust, siis me tegelikult ühel hetkel ikkagi peaksime tegema selle sammu edasi. Lapsepõlvest, sellest lapsikust ei tea millest maja ehitamisest päris ellu. Me anname andeks lapsele või õigemini meil ei olegi midagi andeks anda. Me muigame, naerame selle üle, kui laps ehitab mingisuguse majakese, ei tea millest. Aga kui me kõneleme päris majade ehitamisest, kui me laseme endale näiteks maja ehitada, siis meil ei ole sugugi ükskõik, kuidas see ehitaja seda teeb. Ja loomulikult ei ole meil ükskõik ka selles suhtes, millisele alusele see meie maja on rajatud. Ma mäletan, et kunagi me elasime oma perega ühes kohas, ühes majas, mille kõrvale hakkas kerkima teine maja. Tegemist oli sellise kahekorruselise ühe perekonna elamuga. Vundament tehti valmis, vundament oli väga ilus, väga hea, kõik oli korras, aga siis tuli ränk majanduslangus, majanduskriis ja selle maja ehitamine jäi õige mitmeks aastaks seisma. Korraga aga me märkasime, et selle maja juures, see oli täpselt meie maja kõrval, sellepärast ma tean seda nii täpselt, midagi jälle toimub. Mingisugust materjali toodi kohale, materjal tundus olevat täitsa korralik, aga kui tulid ehitajad, siis see pani mind küll pead vangutama ja ma mõtlesin, et ei tea, ma ise vist seda maja ei ostaks, kui mul oleks olemas isegi raha selle maja ostmiseks. Sest et see oli selline aeg, kus pärast majanduslangust jälle majandus oli hakanud suure hooga kasvama ja õiged tublid ehitajad olid kas läinud välismaale või seotud mingite muude objektidega, kus tõenäoliselt rohkem maksti kui selle väikse maja ehitamisel ja seda maja ehitasid sellised, ütleme otse ausalt välja, teismelised poisikesed.
Ja kuidas nad seda tegid, te võite endale ette kujutada. Tegelikult nägi see välja nii, et need poisid ladusid seal seda müüri või ehitasid seda maja, panid neid plokke seal paika, 2 tükki neid oli ja seal selle maja ees seisid paar tüdrukut, kes nende poistega lõbusasti juttu puhusid, samal ajal kui poisid tööd tegid. Ütleme nii, et see töö ei edenenud väga kiiresti ja vähemalt kõrvaltvaataja pilguga ma nendiksin, ei olnud ka kõige kvaliteetsem. Ikka tuleb ette ja ju siis nende poiste prioriteedid olid kuskil mujal, mitte seal nende plokkide ja selle müüri juures või selle seina juures, vaid seal väljaspool nende 2 kena tütarlapse juures, kes nendega juttu puhusid. Ja ega sedagi saa neile pahaks panna, ainult et kui me laseme endale maja ehitada, siis me tahame, et seda tehtaks nii hästi kui võimalik. Ja kui me nüüd kõneleme päris tõsiselt, kui me läheme nüüd lapse mängu juurest selle päris elu juurde, siis see on see, millest apostel Paulus meile tänases kirjas korintlastele selles lõigus räägib. Ta räägib meile päris elust. Ja mitte ainult sellest ajalikust elust siin, vaid ta räägib meile igavesest elust. Sest ta toob sisse sellise mõiste nagu see päev, nii nagu originaalis on. Meie eestikeelses tõlkes on sinna lisatud juurde sõna issanda, et oleks selge, millisest päevast Paulus räägib. Ta räägib issanda päevast. Ja issanda päev on see päev, mil issand tuleb tagasi. Mil ta tuleb tagasi selleks, et nii nagu me usutunnistuses ütleme, kohut mõista elavate ja surnute üle, mil kõik saab selgeks. Ja saab selgeks ka see, kas see hoone, mida keegi on ehitanud, jääb püsima või mitte. Siin on nüüd 2 tasandit. Esimene on see, millest me alustasime, millest see Korintuse koguduse probleem tekkis, lõhed koguduses, erinevad apostlid ja sõnakuulutajad, Jumala kaastöölised, nii nagu apostel Paulus neid nimetab, ja nende töö, kas see jääb püsima või mitte. See on see esimene tasand, esimene küsimus. Ja see on küsimus, mis on õigupoolest suunatud kõigile neile, kes on kutsutud tööle Kristuse kirikus, eeskätt sõna ja sakramendi sulastena, nii nagu me vaimulikke oma traditsioonis nimetame. Kuidas me teeme oma tööd? Mismoodi me ehitame seda hoonet? Kõigepealt, kas see on rajatud õigele sellele ainsale tõelisele alusele, Jeesusele Kristusele ja temale kui ristilöödule? Temale, kes on saanud inimeseks, inimese lapseks, et meie saaksime Jumala lasteks. Tema, kes on võtnud omaks meie inimloomuse, et meie saaksime osa sellest, mis kuulub temale. Kas me rajame ennast sõnumile Jeesusest Kristusest, kes on oma armastuses meie vastu läinud nii kaugele, et on meie eest kannatanud, et on surnud, kandes ära meie patud ja meie süü? Kas me rajame oma kuulutuse sõnumile Jeesusest Kristusest, kes on tõeliselt surnuist üles tõusnud, surma ära võitnud ja kelles meil kõigil on igavene elu, kui me usaldame ennast tema kätte ega lase mitte millelgi ennast temast lahutada? Milline on see hoone, mida me sõnakuulutajatena rajame? Kas me anname järele kiusatusele lihtsalt inimestele meeldida või me kasutame Jumala sõna ja evangeeliumi hoopis mingites oma huvides selleks, et inimeste üle mingit võimu, kontrolli omada, et neid manipuleerida? Või me oleme valmis andma ennast Kristuse enda eeskujul selleks, et nii palju inimesi kui võimalik võiksid saada päästetud? Kas me oleme valmis ise ära kaduma selleks, et inimesed näeksid ainult Kristust? Kas me oleme valmis tunnistama,
et ei see, kes istutab, ega see, kes kastab, ole midagi, nii nagu apostel Paulus ütleb. Jumal on kõik ja kõik kuulub temale. Meie oleme ainult tema kaastöölised ja see hoone, mida me ehitame, on Jumala hoone. Apostel Paulus ütleb selle Korintuse kirja alguses Korintuse koguduse poole pöördudes tema kohta Jumala kogudus. Nad on Jumala omad, mitte Pauluse omad, mitte Apollose omad, mitte Keefase omad, mitte kellegi teise omad. Nad on Jumala omad. Ma mäletan, et ükskord, kui ma osalesin ühel kiriklikul sündmusel, kus olid ka väga paljud välismaalt tulnud kiriku tegelased kohal, siis ma jalutasin Pärnu linna mööda, ma olin tookord Pärnu koguduse õpetaja koos mõnedega nendest külalistest ja me jõudsime Pärnu Elisabethi kiriku juurde ja ma ütlesin kuidagi nagu enesest mõistetavalt neile, et näete, see siin on minu kirik. Ja üks nendest, üks väga kõrge vaimulik Kreekast ütles, oi, mina arvasin, et see on Kristuse kirik. Ja kuigi ta tegi seda muigega ja kergelt nalja heites, tundsin mina üsna tõsist häbi sellel hetkel, sest muidugi ma tean ju, et see on Kristuse kirik, aga ikkagi nagu mingil kombel meil kõigil on see kiusatus teha just seda, mille eest apostel Paulus meid siin selles Korintuse kirjas hoiatab. Niisiis, kuidas me ehitame? Mis alus see on, millele me rajame oma ehituse? Ja muidugi ka, kui hästi me seda teeme. Ja see hästi ei sõltu mitte niivõrd meie tublidusest, vaid sellest, kas me mõistame, et ka see, millest me ehitame, on meile Jumala poolt kingitud. See ei ole mitte meie enda tegu ega väljamõeldis. See on eeskätt Jumala sõna ja sakramendid, jumalikud armuvahendid, need on need ehituskivid. Ja muidugi palve ja armastus ja kõik, mis selle juurde kuulub. See on siis esimene tasand, aga teine tasand puudutab muidugi seda kogudust, neid kristlasi endid, sest me kõik oleme ju kutsutud üheskoos seda Jumala templit edasi ehitama. Me kõik oleme elavad kivid selles Jumala templis, nii nagu apostel Paulus teises kohas ütleb. Me oleme Jumala tempel, Jumala vaim elab meie sees, nii meie kui koguduse sees, kui ka meis igaühes isiklikult, kui me oleme selle vaimu vastu võtnud ja selle läbi armastuse, mille Jumal on meie sisse valanud. Kuidas me ehitame? Mis on see, millele meie ennast rajame? Sõna kuuljatena nüüd. Kas sellele, et üks või teine sõna kuulutaja meeldib meile rohkem või vähem? Kas sellele, et üks või teine sõna kuulutaja räägib midagi, mis meile on kuidagi lähedasem või meie kõrvu kõditab, nii nagu apostel Paulus ühes teises kohas ütleb? Kas me rajame oma eluhoonet nii, et me valime Jumala sõnast ja ka kiriku õpetusest välja selle, mis meile meeldib ja jätame kõrvale selle, mis meile ei meeldi, tundub meile liiga raskena või vastumeelsena? Kuidas me ehitame? Teate, mis kivid ja eriti muidugi väärismetallid, kuld ja hõbe on märksa raskemad kui õled ja hein. Kas on siis õige valida ehitamiseks õled ja hein, kuna nad on kergemad? Neid on kergem ja lihtsam üksteise otsa laduda kui kive või kullakange, kui sellist võrdpilti kasutada. Loomulikult mitte. Kui me tahame, et meie maja, et meie hoone püsiks, et meie tempel püsiks, siis me kasutame nii head, nii tugevat ja ka nii väärtuslikku materjali kui vähegi võimalik. Mis sest, et see kaalub rohkem, et seda on raskem paigaldada kui heina või õlgesid. Muidugi me räägime siin kujundlikult, eks ole, aga nii on ka meie usuelus ja ka meie kõlbelises elus. See, mis on õige ja tõeline ja püsiv, peabki olema raskem kui see, mis on vääritu
või vähemalt äärmiselt ajutine. Tegemist ei ole enam lapse mänguga, vaid tegemist on tõsise asjaga. Kuidas me oma eluhoonet ehitame? Missugune saab olema see hetk, kui Kristus tagasi tuleb ja kõik avalikuks teeb? Mis jääb siis püsima? Kas meist jääb midagi järgi? Apostel Paulus annab meile küll lootust, ta ütleb, et kui ka see õlgedest ja heintest hoone hävib, tuhaks põleb, siis on ikkagi lootus, et otse kui läbi tule see ehitaja pääseb. Sest viimselt ei ole meie lootus ju mitte meil endil, vaid Kristusel, Jumala armul, Jeesuses Kristuses. Nii nagu apostel Paulus ütles meile siin selle 3. peatüki lõpus, et kõik on teie päralt. Teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. See ei tähenda, et me ei peaks ehitama oma hoonet nii hästi, kui me oskame. Ja just sellest materjalist, mille Jumal on meile kinkinud. Sest sellega me näitame oma tänulikkust ja oma armastust ja oma ustavust tema suhtes. Aga küll on hea teada, et viimselt ei sõltu me ikkagi mitte iseendast ega oma pingutustest, vaid Jumala armust Jeesuses Kristuses, kellest tema on teinud meie heaks kõik. Kui me ainult hoiame temast kinni, kui me ainult püsime sellel ainsal tõelisel alusel, mille kõrvale, mille asemele ei saa keegi, ei tohi keegi teist alust panna, sest ükski teine alus ei või meid kanda. See alus on aga vankumatult kindel.